pead puhtavad. Kui see liigutus iseenesest jääb nagu kõik samas, sa lihtsalt saad nagu vähem lükata ja kiirus võib-olla selle võrra säilib, et sa saad nagu ühe jalaga lükata. See on ka nagu teema. Et see on ikka pigem on, see krambi teema on ikkagi see, et nii palju kui vähegi võimalik tuleb seda profülaktikat kasutada, et seda ei tuleks. Mina olen saanud krambist lahti nii, et ma selle magneesiumi kuuli teen. See on vähemalt 6 aega enne. See on, mina neil ei oska tõesti soovitada. Jah, et kuidas kellegi... Mul ei ole seda käekrampi, mul ei ole kunagi. Tuleb siia need reieliased ja kõhtuda. Et see ongi, seda ma tõesti, ma ütlen ausalt, mina ei ole seda nagu kunagi nagu kogenud, mul ei neid olnud. Ja et kuidas kõige parem oleks, see ongi need, et kellel on ikka lausa krooniline soodumus, et need võistluse aegu krambid tulevad, eriti mingi pika distantsi ajal, eks ole. Et see ongi, et tuleb nagu erinevaid variante proovida, et mis see siis nagu aitab. Et siin tõesti sellist nagu kindlat soovitust, et ehk ainult seda või toda, eks ole, seda ma ei oska küll nagu anda. Mina on soovitanud seda apteegis müüvad Magne B on siuke tabletikas, et selle tõmbad kuuli ja võib-olla siis seda vedelikku ka, mis müüakse. Jah, just. See on nagu vist juba nagu sõidu ajal ka juba nagu, jah, just. Siin krambisaajad ikka kasutavad neid. Magneesium on üle tõmmata, siis on täitsa tekkinud. See on kõht lahti ja... Seda võtab küll. See on, jah. Kellega ma sõita, kui sellest ei jätta? Kilo on välja, kilo maas on. Aga jah, nagu siin loengu väljakuulutamise sai öeldud selline slogan, et nüüd see aeg, mis Tartu maratoni on jäänud, et see on siuke põhimärksõna oleks, et puhkamine on kunst, et trenniga enam paremaks minna, ma ütlen ausalt, ega väga varianti ei ole. Kui veel eile Nõmmel metsas käisid, siis seal on päris palju lükkavad paaristõukeid veel. See ongi, et ma olen ise ka nagu ütleme siin kellega, kes on nagu küsinud ja uurida, mis see võiks olla. See paaristöö on nagu jube tähtis. Et just see, eriti see lõpuosa, seal annab nagu hästi palju võita. Ja mõned, kes ongi, kes on nagu rääkinud, et umbes paar-kolm pilti sõidan ja siis jõua. See, kui sa sõidad nagu sidedat maad, paned vahelduvalt või paned paaris, see on nagu hästi suur vahe. Esiteks paarist tõuge on kõige kiirem sõiduviis suusatamises ja välja arvatud laskmisasendist, eks ole. Ja seda me ei võta nagu arvesse. Ja siis energeetiliselt on ta ka, kui sa ikka paned vahelduvalt või sa paned ainult paaris, ainult käte või kerega lükkad, eks ole, see on nagu selge, et pulsilöögi sagedus on sul ikka kõvasti nagu madalam. Energiat kulub ka vähem. Kui seda jõuaks nagu teha, siis on kindlasti nagu ütleme niimoodi, et loota head tulemust siis. Aga see on jah, ütleme, mis me siin paar päeva tagasi jutuks tuli, et see ongi see, et kui sa oled nagu hullult harjunud, tunned, et sa oled nagu teinud selles paaris tõukes just nagu hullu arenguhüppe, eks ole. Aga siis on see, et kui sa näiteks soov hästi esineda nii suur, et sa paned näiteks paluni siukse väga korraliku hooga ja siis tunned, et nüüd tänaseks on vist kõik. Et nii-öelda see haamripois ongi tulnud. Ja vaata, siis ongi see, et kui on vaja seda paarist tõuget hakata panema, eks ole. Mõtlesin, et nüüd ma alles hakkan panema, sa ei jõua enam midagi teha. Et seal peaks just nagu mõtlema seda, et see, kui sa mingid teatud kindlad sõiduviisi, siis räägime siin ainult sellest paarist tõukest, oled nagu harjutanud ja sa tunned, et see on nagu oluliselt paremaks läinud, et siis sõita Tartu maraton niimoodi, et sa suudad seda ka nagu lõpuni ära kasutada. Mitte niimoodi, et sa tõmbad ennast sinna paluni või kuhugi veel hullem sinna näiteks kuutsekale ennast jumala kooma ja siis on see paarist tõuge nagu põhimõtteliselt null. Ehk siis pigem hella suudaga peale. Ja sellist soovitust ma ei saa anda, ausalt öeldes. Ja seob lükata. Jah, aga see hell suusk on ka siuke nii ja naa. Hella suusaga ma ütleks võiks, see on ka ütle nii, et kuidas ise, mina seda ei julge neile soovitada. Ainult siis, kui on nagu ikka mega kiire rada.
et siis on nagu mõistlik, noh, et see on selles mõttes, et noh, ta nagu mingid laskumised või siledad maad sa paned juba paaris või niimoodi paned juba poolde mäkke kas või üles, eks ole. Et seal seda pidamist ei ole vaja, aga noh, kui on ikka sihuke värskelt sadav lumi või näiteks kas või isegi niimoodi, et mingi, ma ei tea, sellist ilma ilmselt ei tule, näiteks 12-13 kraadi külma ja tuiskab, eks ole, siis ma ei julgeks küll nagu väga soovitada seda paaristööd. Et sellega ikka kaugele nagu ei jõua. Minu arvates vähemalt nii. Aga jah, et ütleme, et ärge põhiline on see, et see 20 veebruar, see ei ole mingi imekuupäev, kus teie, ütleme niimoodi, et viimase 10 aasta elu nagu kokku võetakse ühte päeva. Võtke rahulikult, järgmine aasta tuleb jälle maraton ja mida iganes. Et ei tasu nagu selles mõttes spordimeeste kõnekäändu kasutades üle mandraseerida. Et loomulikult soov on kõigil seal nagu hästi sõita, aga see ei ole ka ütleme nüüd mingi sihuke väga nagu elu küsimus. Ma küsin ka seda, et kes on käinud nagu Ventis nüüd, eks ju siin, et kuidas selle jõupoolega nüüd viimane nädal suuska teha rohkem või jätta see nüüd ära? See Venti nagu väga ei soovitaks, jah, ütleme niimoodi. Et pigem on, ütleme, et pigem võiks selle asendada nagu suusatrenniga küll, jah. Et vastupidavusaladel kõige tähtsam on erialane töö. Et selles mõttes võiks nagu mõelda, aga kellele see trenn nagu hullult sobib hästi, ei saa öelda, et ärge tehke. Aga võiks nagu ütleme jah mõelda, et äkki suusatame või teen mida iganes. See Vent on minu suhtkoht intensiivne ka või ei ole? Jah, no just ongi. Et seda nagu ei soovitaks sel juhul. Seda nagu väga sel juhul ei intensiivselt ei soovitaks. Palun. Aga kõigile edukat starti siis.